Minu nimeks on Harri Pärkma. Võiduka Eesti meeskonna juhi ametis tuli mul kõigest detailselt aru anda. Selles artiklis kirja pandud tahan jagada asjahuvilistega. Mitte ainult kirjas, uustrükina, vaid ka oma hääles. Üllatus ebameelivas mõttes saabus hommikul, kui meeskonna juhtkond tegi visiidi kohaliku autoklubi büroosse, et avaldada tänu öökorteri eest. Klubi asjaajaja, kes ütles end olevat tähesõidu koha pealse kontrollpunkti juhataja, teatas, et kui soovime tähesõidu võitmiseks vajalikke punkte saada, siis tuleb meil läbistada veel rida neid ja neid kontrollpunkte. Määruste kohaselt olevat võimalik samal päeval läbistada veel üks kontrollpunkt lisaks Königsbergile ja edasi jällegi iga päev üks punkt, kusjuures läbistatavate kontrollpunktide vahemaa pidi olema üle 850 kilomeetri. Uskumata seletus ja jalustrava üllatus. Olime ju tähesõidu korraldajatelt nõudnud täpseid määrustikke ja need oma teada ka saanud, kuid neis polnud sõnagi sunduslikest kontrollpunktidest ja võidupunktide kogumise võimalusest meeskonda Saksamaad mööda sõidutades. Avaldasime pahameelt sellist sõidukorralduse suhtes, kuid paralt polnud midagi. Kui meid informeeriv vanahärra meile käsitamiseks andis mööda Saksamaad laiali piiratud kontrollpunktide skeemi ja kategooriliselt kinnitas, et iga kontrollpunkti läbistamine tähendab ühe sõiduki juures 250 võidupunkti, oli otsus edasi tegutsemiseks küps. Tuli nii öelda tühistada kõik puhkuseload ja asuda ajaviitmatult teele. Vähe sellest, et meeskonnal poolväsinult ja hädavaheliselt korrastatud masinail tuli uuesti sadulasse istuda. Nüüd ähvardasid Eesti meeskonda sellised vastased, keda seni polnud põhjust arvestada. Näiteks hollandlased oma 44-liikmelise meeskonnaga, kellel võimalus oli ühe ainsa päevaga 3 korda nii palju võidupunkte koguda kui meie 14 sõidukist koosneva esindusel. Masinate korrastamine ja tankimine riisus omajagu aega ja alles keskpäeva paiku võidi alustada liikumist 100 kilomeetrit eemal asetseva Elmingi suunas, et võimalikult veel kella 18 jõuda Danzigit ja Poola koridori läbistades Königsbergist enam kui 300 kilomeetri kaugusesse kontrollpunkti Stolpmündes. Juba Elmingisse saabumisel oli selge, et soov jõuda kella 18 Stolpmündesse jääb teostamatuks ja uueks sihiks seati jõuda samal päeval võimalikult lähedal kontrollpunktile. Kuigi meeskonna edasi liikumises nimetamisväärseid takistusi ei olnud, röövis kallist aega piirikontroll, esmalt Saksamaa, Danzig, siis oma mängupõrguga kuulsaks saanud Sopoti juures Danzig, Poola ja lõpuks, kui õhtu hämaruses olime selle taha jätnud poolakate uhkuse Gdynia ja Poola koridori, Poola, Saksamaa, jõudnud viimasesse Saksa-poolsesse piiripunkti vihmase õhtupimeduses ja kannatanud omal nahal enne nägematut pisiasjadesse tungivat ja tervelt 3 tundi nõudvat passi ja tollikontrolli,
oli kõigile selge, et võõrast ümbrusest ja käsutada oleva valuuta nappusest tingituna soojast õhtusöögist ja pehmest sängist unistamine on varajane. Tühja kõhtu toideti Eesti poiste huumoriga ja seda jätkus kogu meeskonnale. Kuid ka kõigil patustamail leidub oma kaitseingel, miks siis mitte meil. Nii see juhtuski, et teretulnud sõbraks osutus keegi Sopotist tulev ja lähemasse Saksa linna Lauenburgi ruttav kõrge politsei ülem. Viimase eestkostmisel leidsime öökorteri, sooja õhtusöögi ja järgmisel hommikul napi saiast ja kohvist koosneva hommikeine, mis meile kõige eestkostja mõjuvõimule vaatamata läks maksma ainult 6 riigimarka isikut. Teisipäeval 28. juuli hommikul jätkus sõit üle Stolpi linna Merekuu orti Stolp Mündesse, kus läbistasime kontrollpunkti. Ka siin puhuti ametiisikute poolt juba Königsbergis kuuldud juttu kontrollpunktide sünduslikkusest ja soovitati järgmisena valida Svinemünde. Alustasime kohe edasisõitu nimetatud suunas Rügenvalde, Köslini, Kolbergi, Treptovi, Kammini ja Vollini kaudu. Sõita tuli esialgu Saksa oludes seisukohalt harjumatud teed, aukudest üsna rikas, kruusasilutis ja asulate vahel munakivid. Sõitu raskendas veel vihmasadu. Neis oludes juhtus esimene, võiks öelda, verine kukkumine. Ja lendajaks olin seekord mina ise. Sisse sõid kurvilisel teel asulasse. Risttee. Tee näitaja tulp, mis edasisõiduks dikteerib järsult vasakule ära keerava tee. Vihma all libedaks tõmbunud munakivid ja külavaheline kõnt. Sellest piisas, et teha 10 meetrit küllisõitu. Järgnes esimene abi doktor Kletskilt, mulle ja purustatud laternaga ning kõverdunud jalgraudatega sõidukele Mannert, Thompson ja kompanii lendav töökoja poolt. Vast poole tunni möödudes võis edasisõit endises korras jätkuda. Varstisel peatusel ja kohalikus jahimeeste klubis lõunastamisel esimene ja ühtlasi ka viimane soe lõunasöök teel Tallinn-Berliin. Võisime selle päeva tähelepanu väärsusena veenduda sakslaste viimistletud dressuuri oskuses. Mitte ainult sakslane ise, vaid ka tema roheline papagoi on ära õppinud käe ette ajamise ja Heil Hitler hüüdmise. Saabunud kell 21 Svinemündesse, ööbinud kõlava nimelises meremeeste kõrtsi meenutavas hotell Kaiserhofis, täitnud meeskonnakõhud õhtul ja hommikul märja TV ja kuiva saiaga ning masinate käred reporter Nõmmiku krõbisevate registermarkade eest hangitud vuliseva kütteainega võisime alustada teekonna järgmisel kontrollpunkti eestlasile vanust aegadest tuntud Lübecki. Lübeckis leidsime ühe kohaliku autoklubi tegelase lahkel kaasabil öömaja sealse töölismaja saalis. Parkettpõrandal
lähedase haigla ladust kiires korras hangitud naftaliinist lõhnavate tekkide vahel võisime jälle korraks oma puru väsinud konte välja sirutada. Ajanäitaja peal Führeri portree pea kohal seinal rippamas nii uinuti seal, kust hommikul kella 6 paiku pidi algama häire. Hommikul kerge kehakinnitus, masinate korrastamine, meeskond sadulasse, ainsa rahamehe nõmiku panka sõidutamine, uued krebisevad registermargad, viimaste kiires korras vahetamine järgmises tankimiskohas vuliseva küttaine vastu ja lõpus kontrollpunkti saabumine kell 8:03. Kella 9:10 toimetati telefoni teel kohale seni suletud kontrollpunkti asjaajaja. Täiditi registreerimislehed ja napilt enne kella 10 algas tähesõidu viimane etapp. Lübeck, Ratzeburg, Schwerin, Ludwigslust, Grabov, Perleberg, Külits, Tessin, Nauen, Berliin. Kokku 285 kilomeetrit.